6. käik. Palavad tervitused rallisõpradele siit Liepajast, Läti ralli Service Pargist. Gunnar Leheste ja Roland Poom on endaga palunud siia Delfi spordi blogi, ütleme, isa, püstihoidja Eigo Kaljuranna. Meie selja taga on Hyundai boks ja meie silme ees on Pirelli auto. Me näeme ametlikku fänni-nänni müügipaika. Me oleme jälle nii südames, kui olla saab sellele WRC rallile meie kallite lõunanaabrite juures esmakordselt. Hakkame seda kena päeva siin kokku võtma. Meil on kiiruskatsed tänaseks sõidetud. Ootamas on ees publikuala tegevused, väiksed intervjuud lava peal, meediaalas ja õhtul rannas suur pidu, kuhu võib-olla isegi suundume, mine tea, mis kunagi ei tea, mis õhtu toob. Aga enne kui me läheme tulemuste juurde, Eigo, kuidas on möödunud teie, sinu ja Jaan Martinsoni päevad siin Liepajas? Olete juba kolmapäevast saadik siin olnud, meie oleme olnud rohkem Riias ja täna tutvusime kauni Tukumsiga. Kuidas Liepaja teid on kohelnud? Võta kohe enda kätte. No nii, tervist. Täpselt, ma tahtsin öelda, et Eigo, sa ei saa alustada ilma enda kuulsa introta. Ei no mis, kolmapäevaks seal ei teinud ju eriti midagi. Eks eile oli juba see esimene tööpäev, eile siis olid need esimesed intervjuud, Delfi on ludusid täis, et videosid ja ludusid täis, et eile tegelikult sai räägitud ikka kahe peale Jaaniga, võtsime ikka päris mitmed inimesed ette, oli mitu looideed, mis nüüd kõik on peaaegu ära tehtud, et selles mõttes eile oli tegemist küll ja siis eks ole oli ka see testikatse ja linnakatsed. Täna minul on küll puhtalt, ma peale blogimise ei ole mitte midagi teinud, et selles mõttes, et olen teinud, mis tahan siis, 9 tundi järjest tööd, et Juhan Roos, midagi mõistlikku öelda ja rääkida ei oska. No me võime rääkida siis meie päevast, Roland, meil oli vähe, ma ei tea kuidagi. Saame ka 9 tundi kätte, aga me oleme teinud nagu kõike. Me oleme kõike teinud, me oleme katse peale olnud, me oleme teinud vlooge. Ja vaadake meie Delfi spordi Instagrami ja Facebooki, meil on seal jagatud ära erinevad vlogid. Me tegime veel Karliga tee pealt otsa. Ja mina sain käevalgeks ju intervjueerijana, on siin sõna, on ju? Intervjueerijana ja meediaalas käisin esimest korda elus sees, taustale ma pidanud olema seal teisel pool. Siis sel korral ma siis tegin debüüdi ära. Ma loodan, et see jäi ka viimaseks korraks. Kas see ägedam on vastata või ägedam on küsida? Ägedam on vastata, siis saad mingi lolli möla. Siis sa saad olla tähtis. Kus siis kõik vaatavad, et see tüüp on tähtis vist, et keegi ei tea, kes ta on, aga ju vist on tähtis mees. Minu arust kõige armsam hetk oli täna see, kus me ikkagi Martins poissi intervjueerisime. Jaa, Martinsiga oli küll vahva ja ta on ikka... Roland oli kaamera taga. Roland, kes on Martinsiga koos põhimõtteliselt kasvanud ralliradadel. Jaa, et see oli ülitore. Jutustasime natukene ja eks ta ise oli ka selles mõttes ju sõnatu selles mõttes, et ikkagi ma arvan, et Poola oli üllatav. Et sealt võis ilmselt kaasa võtta mingid mõtted, et siin võiks ka tempo olemas olla kindlasti. Aga ma arvan, et see, et 2 katsevõitu järjest, seda ei osanud, ma arvan, ta ise oodata, mitte keegi oodata. Ma nägin ta isa ka vahetult enne, kui me sinna jõudsime, siis ta isa oli ka siin nagu väike laps seal, kargas käed pisti ja et seda oli ülitore näha, et väga-väga vahva oli. Martins poisi käes küsisin, et kas sa ööbid kodus? Ütles jah, aga mulle pakuti ka varianti hotellis ööbida. Et võttis päris kõhklema. Kumma ma siis valin? Kumma sa valiks? Kodus ema juures hommikul pudruga ärgata või hotellis? Steriilses keskkonnas? Ma arvan, et kodus ikka, kui kodus vähemalt rahulik on. Et kui seal pidu käib ja kõik juubeldavad, siis ilmselt hotell, aga... Sinu katsevõitude terviseks juba. Ja. Et kui seal hakatakse pitsi Martinsi ette panema kodus, et siis ilmselt tuleks hotelli üle kolida. Aga ma arvan, et selline arvukordne juhus igal juhul ju MM-rallil kodutänavatel ja kodus magada, et siis hästi tihti ei jutu. Kuulge, mis siin salata? Enne saate algust meil oli päris tuline arutelu meediakeskuses, kus ei olnud väga palju rahvast. Oli Jaan Martinson, Eigo Kaljurand ja punkt. Siin on teised ruumid veel, sa ei vaadanud, seal on 3 boksi. Rahu. Aga me rääkisime sellest, et Neville on mega kuri, Abiteboul on mega kuri
Ogier ütleb, et ma olen aastaid juba üritanud seda reeglit ära muuta, võib-olla 10 aastaid juba. Jutt käib siis sellest reeglist, et Thierry Neuville peab puhastama teistele teed, eriti Lätis, aga ka mujal on see väga suureks probleemiks temale ja teistele, kes eesotsas teed puhastavad. Ka Evans ei ole kõige paremas hoos selle tõttu, aga ja tagumised mehed nagu Lappi, nagu Rovanpera, Ogier, kes ei tee sel hooajal täishooaega, tulevad ja sõidavad siin ralli võidu peale Kalle Rovanpera eesotsas, nagu ta tegi Poolas, olematu treeningvormi pealt enda sõnul. Ja me jäime natukene eriarvamusele. Ma ütlesin, et seal peab olema mingi põhjus, miks seda reeglit ei ole muudetud. No aga ma ei tea, kuhu mind ei olnud, kui te arutasite, aga mõelge nagu, miks see tuli kõigepealt, on ju. Et see oli ikkagi prantslaste ülemvõimu pärast see tehti, et seda sarja veidi huvitavamaks muuta. Mina olen selle poolt, et võiks ikkagi proovida ja katsetada vähemalt mingil määral või mingit moodi seda kvalifikatsioonikatse osa jällegi või mingis teises formaadis kuidagi, et see tuleks nagu läbi mõelda, aga tegelikult, kui me hakkame nüüd mõtlema ikkagi selle peale, et kui sa saad valida ikkagi kvali järgi omale näiteks koha, siis me võime olla ühel hetkel jälle seal, et 1-2 meest domineerivad täielikult ja mingit põnevust, ütleme, poole hooaja peal enam ei ole. Kas see argument, et päriselt on ju see, et oletame Tänat juhiks MM-sarja ja tegelikult ta ei saaks siin võidu peale sõita, sellepärast, et ta juhib. Sul siin oleks see tee puhastamine nii rets, et sa sõidadki põhimõtteliselt, me näeme, et Neuville liidrina, MM-sarja liidrina, ta ühelgi rallil ei sõida võidu peale. Sellest sul Tanat reedega teevad need ükskõikselt on, tuleb kuskilt Ogier, tuleb Rovanpera, et sa põhimõtteliselt MM-sarja liidri eelis on see, et halleluuja, sa hakkad sõitma 4. kohtadel. Et see praeguses olukorras, kus on tegelikult 3 võrdset meest, praeguses olukorras on jabur. Selles mõttes, et sul peaks olema, meil, selle asemel, et meil sõidaks Rovanpera, Evans, Tanat ralli võitudest, nad sõidavad laias lastus pahatihti 4. koha eest. See on maks, sellepärast sa reedega need 3 meest, vaatame, kes siin eesotsas on, vaatame, kus on Tänat 6, Evans tema selja taga, Neuville Vapsier oli halvem kui Munster, see on jama ja samal ajal see esikolmitus on poole hooaja vennad. See julgustab, mina olen ka, sest see ju julgustab sul tegema poolt hooaja, see on ju totrus, selles mõttes, et täpselt see, et tahad sõita ralle, tule, aga sul ei ole mitte mingit eelist teistest. Kas julgustab või võimaldab teha poolt hooaega? Äkki nad ei teeks üldse? No pooliku hooaja mehed tõenäoliselt lihtsalt ikkagi venitavad karjääri lõppu edasi. See on tore, et nad siin on. Ideaalis oleks... Kui neid poleks, oleks meil 6 veertsi autot. Ja võib-olla ma nagu teen kellelegi liiga, aga minu arvamus on ka, et kui sa teed pooliku hooaja, siis ei ole võib-olla nagu selle väärtus päris õige ja kas seda peaks tegema, ma ei oska öelda. Aga täna on see lihtsalt, et meil ei ole muud varianti. Kui, nagu sa ütlesid, kui pooliku hooaja mehi poleks, siis meil põhimõtteliselt sarja polekski. Et hetkel on see nagu ülimalt vajalik, aga eks tegelikult jälle me jõuame selle Eigo lemmiksõnani spetsiifiline spordiala, et see ei ole ringrada ja ma arvan, et rallis võrdseid olusi luua ongi lõpuks täiesti võimatu, et mis see ideaalne lahendus oleks siis. Oleks tõenäoliselt see, et me hakkame välja valima ainult rallisi, kus ei ole puhastusefekti ja siis sõidame neid rallisi ja muud ei olegi. Hispaania. Asfalt, jah. Et lihtsalt me nagu me ei saa nagu tõenäoliselt nagu seda pilli väga lõhki ka ajada, et me peame ikkagi arvestama sellega, et ralli on ikkagi nagu omamoodi spordiala ja midagi jällegi teha. Kas see on nagu praegu hetkel on lõbus, et Neuville teist rallit järjest on viimane? Ei ole. See ei ole ju, kas on hea produkt, ta on MM-sarja liider. Mingi inimene tuleb vaatab, okei, ma tahan näha, kes on see kiirem rallimees. Sõidab 8. kohale, 10. kohale. Kes seal eelspool on mingi Munster. Teist inimene, kes ei tea, vaatabki, et see täiesti totter ala, see Neuville on ju tont, see ei oska sõita, kuidas see saab MM-sarja liider. See ei ole mitte kuskilt otsas see praeguses olukorras, kus on 3 võrdset sõitjat, nende 3 sõitja karistamine, see ei ole mitte kuskilt otsast tegelikult loogiline. Või versus oletame, et Tänat ja Rovanpera on siin üsna võrdsed mehed, tõenäoliselt on, eks ole, Lätis võrdsed mehed tegelikult. Nad võiks siin võidelda esikoha eest, aga Tänat ei saa sellepärast võidelda, et ta liiga eest. Aga hüpoteetiliselt oletab, et meil on kvalifikatsioonikatse,
stardiksid tõenäoliselt kvalikatsele punktitaabeli alusel, on ju. Aga siis tõenäoliselt juhtub see, et see seis on sama ju, sest ka kvalikatse puhastab kogu aeg. On ju? Ei noh, sa lihtsalt ei pea ju minema. Sinu loogika on see, et me peame minema punktikatse punktide põhjal, me ei pea minema. Selles mõttes võtame loosi, vahet ei ole, mis me teeme rohkem läbimisi, teeme 3 läbimist igaüks, eks ole, kolmandal on võrdsed olud. See on mänguruumi on nii palju või paneme nad tadurpidi sõitma, vahet pole, paneme R2 ette ja siis tulevad järgmised. Ma ütlen, et kunagi olid nikerdamisvõistlused ka sees nõukogude ajal. Ja isegi need keskmise kiiruse katsed on ju rahvarallides olnud sees, et mitte ei ole kiiruskatse, vaid keskmise... Meil on keskmise kiiruse mõõtjad juba maanteel olemas, hakkab pihta. Ühesõnaga, teema keeruline ja ma arvan, et sellele küsimusele vastust meie siin ei leia. Loodame, et keegi targem leiab sellele küsimusele Jaan Martinson leiab. Jaan Martinson praegult ja tema näpud leiavad kindlasti selle kommentaariga selle küsimusele vastuse. Kuulge, mehed, me oleme siin nii palju loba ja räägime natuke rallist ka, nagu mis siin Lätis toimub. Kalle, nagu me rääkisime, pooletera mees, 2-kordne maailmameister siiski, juhib seda rallit. Ja tegelikult üldse mitte üllatuslikult ja tegelikult ta ise ka ju korduvalt ikkagi ka täna refivahetustsoonis küsiti, et kas sa oled üllatunud, et sa siin oled, siis ta ütles, et ei, et see oli ikkagi pigem nagu ootuslik tulemus ja mingit üllatust siin ei ole, et eriti pärast Poolat, mis oli ettevalmistuse mõttes olematu, et suudeti seal kiiresti sõita, ta ütles, et auto saadi seal väga heaks, auto on ka täna väga hea. Et selles mõttes ta ise oli küll ülimalt rahul ja ta ütles, et mingi üllatus see öelda, et ta täna siin esikohal on. No selles mõttes ta seda võib-olla rääkis seal, aga põhimõtteliselt katsete lõpus ta on vist olnud viimase katse lõpus, ta ütles, ma tundsin, et esimest korda sel rallil, nagu ma sõidaks rallit. Et ta on tegelikult, ta on kuidagi hädas olnud, võib-olla auto, isegi kui on hea, ta on öelnud, mul pole seda enesekindlust ja ma ei leia rütmi ja et tegelikult ta, kaugel ideaalsest. Aga see on uue ralli teema. See on igal juhul on see uue ralli teema ja see on uue legendi teema, sest neil ei olnud võtta vana legendi põhjaks. Ja tegelikult on see ilmselt, miks kui sõitjad veits kurdavad, et ei ole asi hea, siis see ongi see lihtsalt põhjus ja seal muud ei ole tõenäoliselt. Aga Martins, poiss, ütleme selle ralli ikkagi staar. Kui Martins läheb mööda, siis sa kuuled, et Martins läheb mööda, siis seal taga käib ka selline... Autot ei kuule väga, aine. Kuuleb karjumist ja vilgamist. Martins ütles, et nad ei kuule seda autosse, aga nad tunnetavad seda kuidagi mingite tundlatega. Aga ühesõnaga, kuidas me seletame Martinsi seda kiirust ja kaotus Kalle Roomperale on meil tänase päeva lõpetuseks 15,7 sekundit. See on ilmselt kombinatsioon kiirest mehest ja hea stardikohast. Jah, ma arvan küll. Mis tegelikult selle puhul minust kõige lahedam on see, et see auto on Ford ja et seda Fordi potentsiaali ikkagi on võimalik ära kasutada õige stardipositsiooniga ja ütleme siis õige mehega õigetel teedel, et seal nagu on midagi. Et selles mõttes üli tugev päev, pole midagi öelda ja ma arvan, et hüpoteetiliselt võime ainult mõelda, kas see hübriid oleks Poolas ikkagi aidanud. Martinsi puhul oli tegelikult väga hästi näha, et olid sellised esimesed läbimised katsetel, mida ta oli varem sõitnud. Seal ta oli ülihea, sealt oli 2 katsevõitu, seal ta oli super. Kui olid need katsed, mida ta sõitnud ise ei olnud või olid juba teised läbimised, teised ka teadsid, no siis neid katsevõite ei tulnud. Et seal oli väga näha see, et mis temale tuttavad katsed ja teised sõitsid esimest korda, siis sealt ta sõitjad kõva eelisi ka, et muidugi nüüd väga hea küsimus ongi see, mida võiks küsida. Palju homme neid katseid on, mida ta tegelikult teab, et homme on päris palju neid katseid, mida sõidetakse ainult korra, mis võiks olla talle justkui eelis. Mis sa, Roland, tead katsetest? Teed peaks olema... Need on mingit pidi on neid ikkagi enamus katseid sõidetud ühtepidi, teistpidi või mingit lõiku, selles mõttes, et tema jaoks ma arvan suures pildis nagu midagi täiesti uut ei ole, aga see on õige point, mis sa välja tõid, et ta saigi kasutada oma selle eelise ära ja teisel ringidel siis me nägime võib-olla sellist päris jõuvahekordasid, kuidas nagu päriselt võiks olla, kui oligi juba tee puhas ja teistel oli ka nii-öelda juba legend üle vaadatud, ütleme siis nii, et ja ma arvan, et selles mõttes lükkan sulle ette poole, et see oli ja ma arvan, et kui me hakkame nüüd analüüsima veits neid teisi läbimisi, siis need kaotused seal, kui ma praegu õigesti mäletan, selline 0,2-0,3 sekundit kilomeetri peale, mis on tegelikult ülimalt hea tulemus. Et ma arvan ka, kui Munster tegi debüüti või ma ei tea, keegi teine siin hiljuti, et siis kui see on seal alla sekund on juba päris alustuseks, et tegelikult see kiirus
ka teistel läbimistel kaotuse mõttes väga okei. Kui me nüüd võtaksid järjest 3., 4., 5. koht, me ei jõuaks kotini, sest meil iga mehe kohta oleks päris palju rääkida. Hüppaks 3 kohta tahapoole ja võtame 6. kohal asetseva Ott Tänaku, kes on langenud siis, enamus päevast hoidis ikkagi 4. kohta, aga erinevate probleemide tõttu. Kõige akuutsem neist vast nüüd eelviimasel katsel ilmnenud piduriprobleem. Räägi võib-olla piduritest, kuidas sa kaotad ära pidurid, mis siis, kui inimene ütleb katse lõpus, ma kaotasin ära pidurid, mis siis tegelikult juhtub? No üldiselt kõige levinum asi, mis juhtub, on see, et pigem asfaldirallidel, et lihtsalt pidurid lastakse keema ja siis tuleb pidurid ära õhutada, mis ei ole väga pikk protsess ja selline lihtne protsess. Aga ma saan aru, et Oti kommentaar oli ikkagi, et üks pidur vahetati ära. Et ma ei oskagi tegelikult ausalt nagu väga täpselt kommenteerida, mis osa sellest ära vahetati. Kas nad päriselt kannavad ka piduriketast kaasas? Kas vahetati piduriketas ja piduriklotsid ära? Tõenäoliselt kas üks või teine või see kombinatsioon siis ära vahetati. Ja see tehti, ma saan aru, kuskil 10 minuti jooksul, nii et ütleme mehaanikuna päris tugev mehaanik. Mul meeldib see ekspert, et ma ei tea, mis tehti. Mul on see küsimus üldse, mida ma võib-olla küsin sealt ka. Kui erinevad Läti ja Poola on? Kuidas see nüüd võimalik on, et ma sõitsin Poolast ära nii, et Tänak oli ülihea ja mõtleme, päeva lõpus oli see piduri asjad, aga päeva esimene pool oli see, et see auto ei käitunud nii, nagu ma tahaks. Mis selle kuu ajaga võib, kas need teed on siis piisavalt erinevad, et see Poolast siia tulek, et lihtsalt ei sobi äkki Hyundai DLE? No Poola on pinnase poolest on ta juba oluliselt liivasem. Läheb kindlasti oluliselt rohkem rööpasse, aga teine asi tegelikult Poola selline ralli karakter, teede karakter on ju see, et sellist ülipalju kitsast puude vahel andmist, kus tegelikult sa paned lihtsalt nii-öelda meeldib inimestele öelda, et suured munad peavad olema ja paned lihtsalt nagu võib-olla visuaalis kohati üle võimet on ju, tegelikult see kurvinurga legendi järgi sõidad, kurvinurgad värgid on kõik samad, tee peal püsid, et siis seal on võimalik kiiresti sõita. Siis siin on see nagu selles mõttes palju erinevam, et siin seda lagedat ala on oluliselt rohkem, mis tähendab, et ma ei taha öelda, et kõik suudaksid nüüd kiiresti sõita, aga seda nii-öelda tipu osa sealt on võib-olla mõndadel meestel lihtsam katsuma hakata. Et Poola kindlasti on minu silmis vähemalt tehniliselt keerulisem ralli, mida sõita. Et kitsas metsa vahel, puude vahel hüpetega loobib, siis siin on teine lagedam ala rohkem. Aga ma arvan, et autoseadistuse osas siis tegelikult korraks Oti käest küsisime ka seal tire fitting zone'is, et mis see seadistuse probleem on, et tegelikult see, nagu ma aru saan, siis ongi olenevalt rallist, et tegelikult seal ei ole midagi otseselt autost seadega probleem, vaid tegelikult nad ei tea ise ka. Lihtsalt ühel rallil on auto ebamugav sõita ja nad tegelikult mõtlevad pidevalt, mida muuta, sest nad ei tea, mida muuta. Ja kui ma küsisin, kas seal on mingi fundamentaalsem probleem, et nii-öelda on vaja oodata hooaja vaheaega ära, teha mingi suurem muudatus autole, siis ega Ott vastas, et tegelikult ilmselt mitte, aga nad lihtsalt otsivadki lahendust jätkuvalt, et kuidas saada see auto igas olus heaks ja rohkem tegelikult ei olegi. Mis on homne Oti stardikoht? Mitmes ta täna oli? Kuues. No siis ta on 4. 5. 5 oleks mina. 10. Ja 5. Matemaatika. Päev on pikalt. Aga 5. No 5 on parem kui 3, ma ütleks. Ma arvan, et 5 on täitsa okei siin startida. Selles mõttes ma arvan, stardikoha, eks loomulikult oleks 6, 7 oleks oluliselt parem olnud, aga ma arvan, 5. koha pealt juba saab väga hästi sõita, sest ma arvan, Poola oli väga ehe näide, kuidas tegelikult on ka võimalik sõita eesstartides, et see kõik on võimalik, aga lihtsalt võib-olla ühel hetkel tuleb natuke üle piiride hakata seal hüppama ja neid piire kompama, mida ilmselgelt keegi tegelikult väga teha ei taha. Palju neid kilomeetrid homme paistab? Seda nüüd peame vaatama, me oleme väga hästi ette valmistunud. Nii kaua, kui sa vaatad, ma arvan, et me juhatame vaikselt ennast küsimuste poole ka. Me oleme 3 küsijale võlgu. Me oleme unustanud ikkagi oma kallid kuulajad ja vaatajad ära. Aga vabandused. Heiki on meile saatnud küsimuse.
aga kas sa leiad nüüd selle ajakava äkki? Kuule, see internet siin ei tee sulle koostööd. Internetist rääkides, ega katsel ongi võimatu, see ei ole uudis, kõik rallisõbrad teavad, on võimatu üldse kursis hoida ennast 104 kilomeetrit. tulemustega. 104 kilomeetrit on tubli. Tänane oli 132, 104, kilometraaži on. Et ikkagi vana hea enda stopper. Vanad ajad, ma küll ei ole väga vana, aga tulid meelde ikkagi need ajad, kui ma väiksena käisin kuskil katsetääris ja kõigil olid stopperid käes. Mitte ka meil ei olnud, aga Eesti pealtvaatajad. Et mõõdeti splitte ikka päris hoolega, sest tõesti ei olnud nagu mitte kuidagi võimalik tulemustele ligi saada ja siis selline äge rallikommuun tekib kohe, et kõik hõikavad, kes kuskil mingi aja saab jälle, kõik hõikavad, et kui palju keegi kuhu kaotas, et suht kahv oli. Õhtul peale ütleb, et me olime selle sama kännu otsa, mäletad? Jah, ilmselt nägupidi ei mäleta, aga... Kuule, aga võtame need küsimused ka vaikselt ette ja vaatame, mis teemad meil veel tänasest hingele jäid. Küsib siis Heiki eile lõunal selle saatnud, ütleb tere. Rallide eel, ajal ja järgi on ikka tihti jutuks ilm, aga tavaliselt on fookus selles, kas sajab või ei saja. Kuid kui palju mõjutab sõitu? Tuul. Kas tugeva tormiga sõites tuleb kiirete kurvide läbimisel ettevaatlikum olla? Ei ole mina nii suure tuulega sõitnud, et see kuidagi mõjutaks, nii et tõenäoliselt ei mõjuta kuidagi. Aga tuul ikkagi, me rääkisime täna metsa vahel ka, et see tuul on. Jaa, absoluutselt, sest ikkagi siin, eriti siin Liepa kandis, no tõenäoliselt ikkagi kõik sellised kruusakatsed siin kandis on väga-väga tolmused. Ja kui võtta eelmine aasta, siis eelmine aasta minu teada ikkagi tõsteti ka euroopakate etapil vahed 4-minutiseks kohati, kui mitte 5-seks, sest täiesti läbimatu oli see tee, tolmukott oli ees. Nii et selles mõttes täna on ikkagi meil vedanud. Tuul oli korralik ja metsa vahel mingit tolmukotti otseselt kellelegi ei tekkinud. Ja jätku küsimus ka, et kas on ette tulnud, et katsetel kulub rohkem kütust kui prognoositud ja katse jääb pooleli, sest kütust saab otsa? No see peab olema ilmselt mingisugune arvutusviga, mida ma arvan, et sellisel tasemel ei juhtu. Üldiselt ikkagi arvestatakse ülesõidu kütusekulu ja pluss siis kiiruskatsete kütusekulu järgmise tankimiszoonini ja pannakse ka sinna ilmselt mingisugune 5 liitrit kuskil puhvrit juurde, et olukord, kus kütus otsa saab, siis tõenäoliselt on kas 2 asja, kas keegi pani arvutustega väga puusse ja järgmisel päeval tõenäoliselt ei tööta selles meeskonnas enam või on ka tegelikult minul juhtunud, et kütuse siis andur pani segast ja sai liiga vähe kütust tangitud. Aga need tankimisalad on kohustuslikud läbida või ei ole? Ei ole. Selles mõttes läbi peab sõitma, sest läbima peab ikkagi roadbooki järgi teed, aga kui sul on paak täis, siis tankima ei pea. Kas on see nagu strateegia, millega mängitakse üldjuhul? No kindlasti, me ju räägime ikkagi igast kilost, mida on vaja autos maha võtta, et kui sul on 10 liitrit liiga palju kütust sees, siis see on ikkagi oluline raskus, mida sa kaasa vead. Tervitused Ingmarile. Ingmar on siis see meie kuulaja, kes meil 2 aastat tagasi käis Rally Estonia meie enda stuudiost läbi. Kutsusime teda ja ütleb, et tal on mitmed rallid vahele jäänud ja pole saanud ka küsimusi saata. Parandan nüüd selle vea. Ai, Ingmar. Aga täname 3 küsimuse eest. Kui palju on autol osi, mida sõitja saab ise valida? Millist tootjat kasutada? Näiteks kojamehed. Aga kas sa saad kojamehi ise valida, mis firma? Mida tehase meeskonna sõitjana saab valida või ei saa midagi valida? Ma arvan, et sa võid valida, ma ei tea, mis kiivrit sa võib-olla eelistad või mis kindaid sa kätte sooviksid panna, aga autodetailid on ikkagi 99,9% homologeeritud. Nii et sul ei ole ilmselt seal nagu midagi öelda, et see tähendaks seda, et rikud reegleid, kui sa... Homologeeritud, see tähendab, et FIA valib sulle... See auto, siis need tükid, mis on enne hooaja algust külge pandud, need tuleb ära homologeerida, ehk siis FIA-ga ära kinnitada, et selline on see auto nende tükkidega ja neid tükke ei tohi muuta ega vahetada. Ega hooaja eel Ott ütleb, et ma tahan selle firma kojamehi. No ma ei tea, eks siis küll ta saab need kojamehed. Aga kuidas on lood legendi vihiku ja pliiatsiga? Täitsa vaba valik, et seda keegi ütlema hakka. Kusjuures on üks mees lätlane Andris Malnieks, kes sõidab iPadiga, nii et päris äge. Kui pühapäeva hommikul pakitakse servis kokku autode peale, siis mida tehakse pühapäeval täielikult katki sõidetud autodega? Kas transporditakse
nii nagu nad on, koju või tehakse sellega juba ralli riigis midagi? No kui see avarii juhtub, ma arvan, reedel, siis on piisavalt aega võib-olla, et see auto juba tükkideks võtta, et seda tihtipeale küll juhtub, vähemalt väiksemates meeskondades kindlasti, et kui mitu autot on meeskonnas ja teine jätkab, et siis ma arvan, et selline demonteerimine tehakse küll siin ära. Suurte meeskondadega ma arvan, et ausalt öeldes ei ole tähele pannud, et mida tehakse. Ma kardan, et see auto pannakse treila peale, viiakse tehasesse ära, et seal juba toimetada. Ingvaril oli üks küsimus veel, mis puudutas helikopterid. Et kas need renditakse koha pealt või on üks helikopter kõikide rallide peale? Uurisin maad, sain vastuse, et kuidas kunagi. Ja ma arvan, et siin Euroopa kandis on, sest see konkreetne helikopter, mis siin on, oli ka Eestis ja minu meelest oli ka Poolas. Sa jätsid meelde mingite tunnusmärkide? Ja. Et aga ma arvan, et eks see on jah, täitsa lihtsalt pannakse sinna see nii-öelda kimbal alla, kaamera kimbal alla ja muud ei olegi. Aga kuidas me nüüd selle ralli ikkagi, kuidas me sellega rahule jääme? Katsetel on päris tore olla. ERC-ga ütleme nii, et on tuntav vahe sees. Absoluutselt, ja ma arvan, et just eile rääkisime seda ka korraks, et MM-ralli on ikka MM-ralli ja vahet ei ole, kus ta toimub, et see melu on ikkagi suur ja tegelikult, kui me võtame ka näiteks eelmise aasta Läti ERC, siis samamoodi tegelikult nagu kohalik ralli oleks olnud, et nagu midagi suurt siin ei toimunud, rahvast liiga palju polnud. Nii kui on MM-ralli ikkagi, eks see turunduseelarvega kohe kasvab ja rahvast tuleb kohale. Räägi meile Eigo Liepaja linnast. Sa oled siin viibinud meist 2 päeva kauem. On siin midagi teha? Tasub siia tulla? No ma võin siit teha või Tartut siit minema. Põhimõtteliselt me praegu oleme rohalikus Sillamäes, kus on kõik majad, on räämas kortermajad, kilomeetrite raupa tulevad kortermaju. Siis ootamatult tuleb ilus kesklinn, kus on trammid. Baltimaade esimesed trammid olid siin, ilusad trammid. Ja siis lõpuks jõuad randa, mis on selline, viisakas aina rand on ka. Et ta väga, ütleme, ta on räämas linn ikka, et kui see Läti konner Rikard saab, siis on see linn väga äge. Hetkel on ta natuke selline 15 aastat tagasi Eesti, et pooled majad räämas. Sa Turkumsis käisid või? Möku, ma teen kohe ära ja Kaspar Ruusile, et leidsin ikka kohaliku möku üles, mainin ära selle, et lätlased teevad paremat käsitööõlut kui eestlased ja seda märgatavalt paremini. Nüüd sind ei lasta enam riiki sisse, tead? Jah. Aga meres ujumas ei ole käinud keegi veel? Margus Pahv käis. Ütles, et ma ei küsinud, mis ta ütles. Siin on vaata, ma videos mainisin ka, et see on mingi rets tuul. Jõhkrad lained olid, aga et selles mõttes ma arvan, on äge. Punane lipp ja et seal tasub kindlasti ujuda, aga ma ei ole jõudnud, jah. Aga teeme reklaami homsele päevale ka. Kell 2 on meil juba kuskil siin. Me pole veel seda kohta üles leidnud. Läti Delfiga kahasse ehitatud stuudio. Ja me teeme sealt otselülitusi homme 2 korda ja pühapäeval pakime selle stuudio ilusti kenasti jälle kokku ja viime siis finišipaika Vetspilsi ja teeme sealt samuti lõunal väikse lülituse ja õhtul vähe pikema lülituse ja võtame selle ralli kokku. Kas me võime arvata, et see esikolmik laias laastus suure tõenäosusega jääb samaks või? No ega kunagi ei tea, aga rallis on asjad nii, kui sa peaksid panema panuse, kas see esikolmik jääb samaks? Ma arvan, et ei jää. Aga eks me näe selles mõttes, et ikkagi Ogier, ma arvan, et Ogier ikkagi eesmärgiga läheb vähemalt Martinsit ära võtma. Aga vaatame selles mõttes, et vahed on ju väiksed, et Ogier on Martins siis 5,9 taga ja Katsuta ilmselt seal ründama ei lähe, et selle peale ilmselt panustama ei hakkaks. Aga ma arvan, mingi muudatus seal toimub. Nii et igal juhul saab põnev olema. Muidugi Martinsi kasuks mängib siis jällegi see, et homme sõidetakse mitu kiiruskatset on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 kiiruskatset, millest 1 on neid korduv. Ei, 2 on korduv vist oli. 100 kilomeetrist 75 on uued, et see on nendele startijatele eespoolt on jälle joabiin, et selles mõttes. Et see lappi lasti ka stiilselt homme esimeseks, et Neville midagigi suudaks teha, et see on ikka karm. Ma Neville'i nahas ei tahaks olla. Oota, räägi sellest lappi esimeseks läsmisest, kuidas see käis? No lappi ootamatult, mis ta on siis viimasel kilomeetril kaotas 20 sekundit ja ootamatult utkus Neville'i selja taha ja siis kui ta küsiti, mis juhtus, ta ütles, kõik on korras. Ta oligi ootamatu.
aga selles mõttes ma arvan, meeskonnamänguna tegelikult vähemalt sa proovid midagigi teha, et kuidagigi, no Neville on ilmselgelt tiitlimängus, nii et kõik, mida teha annab, et teda aidata, see tuleb ka ära teha. Tõmbame kortsu või? Tõmbame kortsu, jaa. Homme nii palju, et 8.20 esimene katse. Ja 18,8 kilomeetrit ja järgneb 17,5. Mis kell te täna ärkasite? Me ärkasime 8, saime hotelli söögi seal saalis kokku. Ma vist hakkasin 8 siia jalutama, et umbes 8 ärkasin. Homme tuleb ärgata 7 või? Ja sina ärkad alati liiga vara. Uni läks ära, mis see ikka. Aga homme kell 2 ja loodame näha põnevaid külalisi. Meil väikest eelmassaaži oleme oma külalistele juba teinud. Vaatame, kas saame ajad klapitama. Ühesõnaga kell 2 olge meie lainel uuesti või siis vaadake järgi või kuulake järgi Delfi TV-st, Delfi taskust, Spotify'st. Laadige alla endale kõikvõimalikud rakendused, alates Delfi taskust loomulikult, sest seal on kõige mugavam vaadata 6. käigu ja teisi Delfi podcasti saateid või peab ütlema taskuhäälingu saateid tänapäeval. Meie täname. Siia hakkab nüüd tulema rallirahvas. Me lähme teeme intervjuusid ja paneme tänaseks selle pillikotti. Mõistlik. Kohtumiseni. Jõudu! 6. käik.